Tere kõigile! Nädal Strasbourgis on lõppenud ja sõja algusest on möödas 2 nädalat. Ja esimest korda alates sõja algusest on mul piinlik Euroopa Liidu riigi- ja valitsusjuhtide pärast. Mul on piinlik selle otsuse pärast, mille nad tegid täna öösel, ehk ei andnud Ukrainale selgelt ja arusaadavalt Euroopa Liidu kandidaatriigi staatust. See ei tähendanuks liikmelisust. See tähendanuks, et kui hakkab sõda lõpeb ja tuleb rahu, hakatakse Ukrainaga läbirääkimisi pidama. Aga selleks ei oldud valmis. Selleks ei olnud poliitilist julgust ja selleks ei olnud riigimehelikkust. Ja mul on sellepärast väga piinlik. Mul on piinlik ukrainlaste ees, kes paluvad täna poliitilist tuge, kes paluvad sõjalist tuge, kes paluvad majandustuge. Ja Euroopa Liit on läinud oma tavapärasesse rutiini. Palju sõnu, palju vahtu ja vähe otsuseid. Seda otsust ei näe mitte ainult ukrainlased. Seda otsust näevad ka teised. Näevad teised riigid, kes on tahtnud oma tulevikku ühendada Euroopa Liiduga. Ja näeb ka Venemaa. Kui Venemaal on selles sõjas loosungiks omasid maha ei jäeta, siis Euroopa Liidu otsus näitas, et idapartneritega, nendega, kes tahavad meiega koos olla, hakkame me pikalt rääkima, segaselt rääkima ja mitte ühtegi siduvat kohustust ei anna. Ja sellepärast on mul täna Euroopa Liidu valitsus- ja riigijuhtide pärast väga piinlik. Meil on sõda. Ma ei tea, kuidas nad vaatavad otsa Ukraina emadele, Ukraina lastele, sest poliitiline lubadus Ukrainale oleks täna vähim, mida oleks saanud teha. Kahjuks seda ei tehtud.